Alustame uue vlogiga. Põhimõtteliselt see vlog ma näitan, et kuidas ma üritan tagasi tulla inimeste sekka. Ühesõnaga, ma katsetasin mai alguses katsetasin ühte kondikava, mis ma siis olin välja töötanud. Tegin ilusti 21 päeva ära ja peale seda kõik. Nii et ma seekord üritan timmida kuidagi selle kava veel rohkem, et ma suudaks tagasi tulla. Sest et ma ütlen niimoodi, et ma tervislikust toitumisest ei ole mitte midagi enam saanud. Et see on päris siuke hull. Lisaks ma näitan teile oma aiandust, mida ma ei ole siiamaani vist näitanud teile. Teen kohe puerhi ära. Tuleb kohe elukaaslane. Annan talle suua ja siis ise ma lähen oma aiamaale. Lähen vaatan, sest mingi jama on sellega, ma ei saa aru. Mul on mingi seen tekkinud sinna sellesse mulda pikki küll. Mul on mingi pool istandust. Mul oleks nagu mega suur see. Aga pool on sellest, muld on kaneeliga koos, sellepärast et ChatGPT ütles mulle, et pane kaneeli, kui sul seda mingit muud asja ei ole. Aga meil on siin samas maja juures kusagil seemnemaal, kus ma saaksin tegelikult seda keemiat. Siis ma vaatan, mõtlen täna, võib-olla homme lähen käin ära. Seal selles seemnepoes. Ostan selle mingi, mina ei tea, mis keemia sellel. Ma ei mäleta, mul ei tule meelde see asja. See on siuke mega huvitav. Ühesõnaga jälle ma komistasin. Nüüd tuleb kiiresti ruttu tagasi püsti tulla. Et jah. Aga samas see rutiin, mis ma olin loonud, ta tegelikult hoidis mind elus. Elu ongi selleks, et vigadest õppida. Et kuidas ma ühes podcastis kuulsin, et aju peabki tegema vigu. Muidu aju ei õpi. Aju on ju tegelikult lihas, mida tuleb treenida. Ma olen kogu 27 aastaselt treeninud. Okei, vähemalt ma olen nüüd teadlik sellest, et mis värk on. Et jah, ei tea, ma ei oska praegu midagi öelda. Mul elukaaslane jõudis, nii et ma lähen tegelen. Nii, see on siis minu aiamaa, see on minu petuunia, see on võõrasemad, kusjuures ma ei tea, mis nendega teha. Neil vist tuleb mingi pump taha panna. Ja siin on siuke ilus asjandus. Mul lihtsalt on nii hirmsasti ju vaja, aga me ei ole seda kordagi veel kasutanud. Siin peaks maru ilus lill tulema, aga ma ei tea, mis sellega on. Nii, need on minu tomatid. Just praegu elukaaslasega rääkisin, et tomatidest tuleb tuppa tassida ja need ka. See on jumal küll, need on tervedalt. Aga siin on basiilik, siin peaks olema meliss. Ei, siin on meliss ja siin on piparmünt. Aga sibul läheb mul ülimalt hästi. Ma olen sibula kasvataja meister, või siis see on iga loll saab üle ka hakkama. Lavendel. See on ikka siin korralik. Nii mõnus. Maasjudest ka raisk, ma ei tea, mis nendest. Need maasjud siin tulevad vaikselt. Neil on nagu samas oma katevari olemas. Et need sibulad on kõik juba ära. Et siin hakkab ainult tilses olema või siis me lähme ostame uued sibulamugulad. Näete, siin on kurgikesed. Kurgitoimekesed. Nendel tuli kaasa, näete, seesama seen. Oot seesama. Kuradi reiskna. Näete. Aga samas, kui te vaatate, muld on jumala kuiv. Aga me nüüd ei saagi aru, et hakatan siit. Ta on siit ja ta on sealt seest. On niiske ikkagi. Sest et ma ei tea. Näete, siin on, ei tea, kas ta zoomib ära. Siit on vist äkki paremini natukene näha. Näe siin. Kurat, ei zoomi ära vist. Aga ühesõnaga, no niimoodi. Nüüd ma korjan
selle suurema sibulasaagi ära, et nad saaksid edasi toota meile sibulat. Ja siis ma mõtlen, mis ma nende võõrasemadega teen. Ei tea. Jah, aga ma vist tassin need tuppa. Et leiutan koha neile, kuhu nad saaksid. Aga meil vist hakkab väike. Ma ei tea, vähemalt tundub niimoodi, seal vist küll on, aga siin vist midagi musserdab. Vot, ma siin vahepeal näpin seda swipe'in asju. Ja, vot. Ma ei tea, siis kui ma oma korteris nagu elasin, siis mul oli nagu see klaas lahti on ja mul oli rõduks lahti. Aga ma ei saa seda teha, sest et mul on kass. Ja ei taha väga, et täpsu kuhugi lendu läheks. Nagu väga ei ole sellest huvitatud. Et jah, sest et mul siin just natukene aega tagasi lähiringkonnas juhtus niimoodi, et kass kukkus rõdult alla ja vastu betooni ja kahjuks öösel pidi magama minema, sest et olid liiga räiged kahjustused. Ja siis nüüd sellepärast ma ka täiega muretsen ja kardan, et seal oli 5. korrus, meil on 7. korrus. Et väga nagu pole soovi. Ja ega ma siis hakkan korjama oma saaki ja ma ei tea, eks ma siis pean elukaaslasega tegema koosoleku, mis me nende taimedega teeme, et mis tema pakub mulle. Aga petuunia on küll räigelt ilus, nagu vaadake. Ta on täiega ilus, ta läheb järjest rohkem ja rohkem, see on ripppetuunia ja need juba valisin mina. Et selle valis elukaaslane mul. Ja need juba valisin mina. Et ma ei tea ausalt. Aga tegelikult olgem ausalt, ma olen laiska olnud. Ja me olime ju ära ja siis need jäid lugesin siin kasmata ikkagi. Et jah, nagu eks ma tegelen vaatan. Tere hommikust mulle. Eile, mis me kõik ära tegime, mis oma aiamaal võtsime need võõrasemad siis võtsime alla, siis me vannis andsime neile vett, et täiesti läbimärjaks tegime nad. Kuna meie aiamaa on hästi selline saun, siis ilmselgelt nad seal muld suht kiiresti kujuvab ära. Aga jah, täna on natukene juba ilusam ta. Siis korjasin oma selle sibulasaagi ära, on ju. Mis me veel? Siis me otsustasime, et me teeme ikkagi nendesse issand jumal küll, mis asjad need on, kastid ja plastkastidesse, teeme põhjadesse augud. Selleks, et see vesi ikkagi ära voolaks ja siis ei tekiks seda, mina ei tea, seent või mis iganes see on. Ja eile tõin siis maitsetaimed tuppa ja tomatitaimed tõin tuppa. Ja väetasin ka. Et ma ei tea, ma loodan, et see kõik aitab nagu. Võiks nagu ju aidata. Aga ma ei tea. Metsmaasikaid ma ei väetanud vist. Vist neid ei väetanud jah veel, sest need on nii pisid veel. Et ma ei tea, äkki need seal kunagi augustis annavad oma selle marja või vilja või mis iganes. Et teate, mul on kuidagi nii masendav juba mitu päeva olnud selles suhtes, et isegi kaamerast ei taha vaadata. Lihtsalt see, et ma saan aru, et ma tahan räigelt palju. Ma saan aru, ma nagu tahan hästi palju jälgeid, on ja tahan juba kõike, et kõik oleks jumala normaalne. Ma ei taha seda räiget vaeva näha ja tööd
ja see on nagu nii halb. Üks asi, mis ma nagu mõistsin, ma vaatasin, analüüsisin natukene YouTube'i seda kanalit. Ma sain aru, et ma pean 2 korda nädalas ikkagi välja laskma vlooge, selleks, et hoida auditooriumit. Siis ma pean TikTokiga tegelema suht palju, mis on nagu veits õudne. Ta nagu otseselt õudne ei ole, ma ei ütleks seda, et ta on õudne, aga lihtsalt see järjepidevus on minu jaoks siuke õudne asi. Ma olen terve see aasta harjutanud järjepidevust, olla järjepidev. Ja kui ma olen, mul on mega hea tunne, aga mingi hetk ma nagu väsin ära ja ma olengi nagu mingi, las kõik läheb pekki või mis iganes. Ja lisaks see, et mul on see ennast hävitav fisiksuse tüüp. Ma pean sellega ka veel räigelt tööd tegema. Nagu, ma ei tea. Keegi praegu sibulat. Porgandiga. Nagu kanasuppi teeks keegi. Siis kui oled väga suures kortermajas. Et jah, ma ei tea. See kuidagi nii keeruline ikkagi. See kogu see meediamajandus, nii et keegi räägib või mõtleb seda, et mis te ikka seal, ma ei tea, need, kes päriselt nagu tegelevad vlogimisega ja sponsoritega ja nii edasi. See on raske. Ma ütlen päriselt, see on nagu raske. Minul on vist lihtsam minna leti taha tööle. Kuigi samas võib-olla on sellepärast, et see kogu see meedia asi on minu jaoks uus. Ja see vajab harjumist, sest tegelikult tavatööl ma ju olen ju käinud palju 10 aastat kokku. Et kuigi samas ma praegu naudin töötu aega ka, et vahest nagu käin tööampsudel ja nagu olen, aga ei saa asja jumal küll, kui sa saaks haigutada. Aga täna on nii ilusil, kui mul on nõustamised täna, 2 nõustamist. Mõtlesin samas äkki võiks täna randa minna päevitama. Aga ma ei tea. Praegu alustuseks võiks tegelikult süüa, mis tahavad. Päeva alustuseks võiks normaalselt süüa ja siis võiks hakata vaikselt valmistuma nõustamisteks. Täna vaataksime siis koos need päeva kondikava läbi. Seal tuleb arvatavasti ikkagi mingisuguseid neid teha. Kuigi see on nagu nii lihtsustatud, kui lihtsustatud saab olla, nagu nii elementaarne. Et ma ei tea. Ma lähen teen süüa endale midagi. Ma ei tohi ainult jääda mingi Instagrami reelsa vahtima. Kui ma hakkan Instagrami reelsa vahtima, siis mul tekib räige kadedus nagu nende influencerite või mis iganes. Ma ei tea, influencerid või Instagrammerid või TikTokerid või kuidas ma nimetan. Tekib mingi siuke kadedus. Kuidas nad kõik jõuavad ja mina ei jõua nagu. Ei saa aru sellest. Nagu võib-olla proovin ühte nippi. Vaatame, kas see mind aitab või mitte. Aga minu meelest suht paljud vloggerid seda teevad. Aga ma praegu hetkel ei hakka midagi ütlema. Sest et parem alustuseks, kui mul tuleb välja, siis ma räägin. Sest et ega selles kondikavas ma ka alguses väga ei rääkinud, mis minu mõttes ei ole maininud üldse. Sest ma mõtlesime alguses ise proovin ja siis vaatame, kuidas läheb. Proovitud ta sai, tehtud ta sai, aga päris läks ikkagi. Imeline. Võt, aga ma nüüd siis lähen söön. Nii räigelt kuriseb.
Mul sai kiiresti söödud. Ma otsustasin, et ma tahan kodujuustu. Mul olid mustikaid veel Saaremaalt alles, banaani ja siis maapähklevaid. Praegu üritan harjuda Maxima Well Done'i maapähklivõiga. See on siuke nagu ta on hea, ma ei saaks väita seda, et ta on halb, onju. Ta on tegelikult kvaliteetselt hea, milline nagu võiks või peaks olema, onju. Aga lihtsalt mul on vaja natukene harjuda temaga, ta on nagu siuke, tuleb hästi segada nagu. Tal on nagu see õlikiht või mitte õlikiht, vaid siuke pikki. Ma ei oska seletada, aga ma tean, pokes on tahiiniga täpselt samamoodi, et seda tuleb räigelt segada enne ja siis on ta niimoodi, aga seal on ta nagu premium klassi toode või ma ei tea, ühesõnaga, jah. Aga telefoni ma jäin ikka vahtima, aga mitte Instagrami. Mina vaatan, kui mul on siuke tuju, vaatan YouTube'i Reelse. Sest, et mul on algoritm teistsugune seal. Mul on nagu rohkem neid välismaiseid, Venemaa omasid äkki või niimoodi, neid, keda ma vaatan. Ja siis praegu üks naisterahvas, kes on Ameerikas, on ja ta on ukrainlane, ta on Odessast. Ma olen juba teda veits jälginud teda 6 aega seal shortsides ja praegu just kuulasin ta shortse, kus ta ütleski, et kõik tulebki mega raskelt. Et sa kukud kas või oma näo vastu asfaldit jumala lõhki, aga sa tõused püsti ja sa lähed. See oli praegu veits toetav siuke, sest et see kogu teekond on nagu meeletult keeruline minu jaoks, aga ma tahan seda. Ma tahan seda, uskuge mind, ma olen 10 000 korda motivatsiooni kaotanud kõiges ja siuke, mina ei tea. Issand jumal, küll hakkangi siin nüüd oma loogides nutma. Aga see on inimlik, see on päriselt nagu, ma tunnen seda, et ma nagu täiega tahaks, aga see tuleb nii raskelt. Jah. Pealegi see on minu vlog. Tahan ja kassin, tahan ja nutan. Jah, aga ma veel veits rahunen ja siis ma hakkan toimetama, ette valmistama ennast nõustamisteks ja asjadeks. Tuleb natukene ennast korda ka teha. Võt niimoodi, et ma natukene veel pikutan ja siis hakkan tegutsema. Nii, I am ready. Võt sukke ma olengi ja nüüd ma lähen nõustamislainele üle. Näitan talle kohe enda töö seda, et minu töö selline näeb välja selline, kurat, et selline, siin on see, ärge pange tähele, siin natukene segane on. Ma iga päev võitlen sellega, et kõik oleks okei. No nii, nüüd me lähme üle kogemusnõustamise lainele. Mul kohe hakkavad pihta selline lahe, mida mul on. Mul on sõber ka. Et, nii et jah, ma nüüd läksin ja teen ja siis vaatame, mis ma edasi teen. Tahaksin kas randa päevitama minna, aga ma ei tea, ma lõpetan suht hilja oma nende nõustamistega, et ma ei tea, kas on mõtet sinna. Et niimoodi, nii et bye! Minul on nõustamised ära tehtud, õigemini nõustamine. Aga nüüd ma käin raamatukogus ära, viin enda elukaaslase raamatura. Siis ma käin Selveris. Käin Selverist läbi. Võt, sukke, mis siis olen, on ju lumivalgukene. Suur lumivalguke, suur luik. Need rinnad on ikka nii suured. Ma ei võina. Päris palju asju tahaks enda juures teha.
mis mind tegelikult häirivad. Aga praegu on nii. Jah, aga ma lähen ära ja siis ma saan seda diamond paintingut teha ja tundub, et mul on täna veits vabam õhtu või elukaasle läheb. Tal on mingit tegemist ja siis tundub, et ma olen täna üksinda kodus. Pekki, mul nakamüts on ka autos, saad aru, mul on pool elamist autos juba viimasel ajal. Pegends küll. Kas praegu maru hea panna, SPF on näole pandud, nii et see on kõige tähtsam. Ja mõtlen, kas ma võtan vlogikaamera kaasa või ma ei võta. No ma võtan igaks juhuks. Äkki läheb vaja. Käisin just raamatukogus ja täitsa pekkis need raamatud, mis mul on vajalikud, on kõik kesklinnas. Ja ma ei viitsi fucking kesklinna minna. Ja ma ei tea, 10. raamatu pealt vist leid seal alles, et see on Annelinnas olemas. Ma otsisin selle Esteri kaudu. Et nüüd ma lähen käin puhes ära. Mul uued plätud huuruvad mu jalga. Et ma lähen käin ära nüüd. Ma olen nüüd kodus lõpuks. Ma ei viitsinud vlogida peale poodi. Ma ei tea, ma läks meelel näiteks kõik oma. Aga ma arvan sellepärast, et mul on kõht tühi. Ma olen tähele pannud seda, et kui mul nagu reaalselt on kõht tühi, siis mul ongi meeleolu jumala halb. Aga ma tunnen isegi nats, et ma olen päikest saanud natukene, aga mitte palju. Sest et mul hakkavad välja tulema misi tidritähed. Et jah. Võt niimoodi. Ostsin endale beauty asju natukene. Hakkan kulme värvima. Ma värvisin kulme viimati 10 aastat tagasi ise. Et siis mul oli vaja vähe tugevamaid küünetange, sest et mul on parema jala suure varba pealt on ära tulnud küüs. Siis kui ma Rimis kunagi töötasin, ma läin ära. Ja siis see küüs nagu suht sitasti kasvas tagasi peale. Siis ta ongi nagu mingi teine varbaküüs. Ilusti. Mul on mõlemad varbad. Mul mõlemal suurel varvastel ühesõnaga, mõlematel suurtel varvastel oli küüs ära. Ehk siis ma nagu lõin nii räigelt seal neid kärudega varbaküüned katki. Ja siis on mul vaasiksed on, ma ei taha näidata. See on üks suur miinus minu suhtes. Ma võin rääkida sellest, aga näidata ma seda väga ei tahaks. Sest et ma ei taha. Aga ma joon praegu külma Coca-Cola Zero ära. Teate, mis ma sain murelid lõpuks sellest Selverist kätte. Pärast poole, kui ma hakkan põrhi tegema, siis ma näitan neid mureleid. Ja ma hakkan kokat jooma ja siis ma söön ühe Skirri. Skirri on tegelikult maru hea, mulle meeldib. Aga ma mõtlesin endale Skirri kirssidega. Mul on metsmarjadega ka, aga metsmarjadega ma söön hommikul vist. Ma ei tea, mis ma veel hommikul söön, ma ei tea, viitsi mõelda. Aga ma söön ära ja siis ma hakkan diamond paintingut tegema. Ja peale seda ma siis hakkan beauty asju tegema. Värvin juuksed ära ja... Nii, ma lähen sööma. Päriselt meelel oli siit. Nii, teate, siin vahepeal, mis juhtus? Vahepeal juhtus see, et juukse värv peas. Siis ma värvisin endale kulmud ära. Ja siis ma värvisin endale varbad ära. Kujutate ette, ma ei tea, kuna mul viimati üldse varbad on värvitud olnud. Või ma kunagi hästi ammu, tegelikult hästi ammu 4 aastat tagasi ma käisin mingi 1,5 aastat äkki pediküüris, aga siis ma jäin vahepeal vaeseks ja siis mul enam ei olnud sukest võimalust. Nii, aga mu diamond painting on ready. Kohe ma näitan teile seda. Oih, hästi nukkalt. Vaadake. Mul läks aasta aega selleks, et see valmis saada. Aga kuna mul elukaaslast ei ole praegu kodus,
siis mul ongi mingi beauty hetked. Teen korda ennast ja värki ja suvi on käes ja mitte, et me iga päev peaks seda tegema. Teate, mis mul näonahaga on mingisugune jama. Ma loodan, et mul sõbrants homme on tööl Treadhouse'is. Maailma parim konsultant. Soovitan Tartu Treadhouse'is Iirist. Küsige kohe Iirist. Aga ma loodan, et on tööl, siis me saaksime mulle mingisuguseid pesuvahtu vaadata, mis iganes mul on hästi sellised pisikesed, sellised nagu ärritunud või. Siin on üldse nagu kuivanud tatne. Aga lubasin Puerhi seda näidata. Neid mureleid. Tehke nii, keegi mulle palun keegi terve kast neid mureleid. Te näete need samad murelid. Nad on nii mega head. Nad on nagu nii mega head, et ma nagu kiidan neid nagu 100-ga, 1000-ga, miljoniga. Mega head, ausalt. Soovitan. Ja, et ma joon teed natukene, soodud mul juba on. Ma pean oma aiama ära pesema, issand jumal. Aiama ära kastma, ma viitsi seda kasta. No päriselt ma ei viitsi seda kasta. Elukaaslane ütles, et pisku minema kõik siis. See on ei. Nutan ja kastan. Aga ma ei tea, need võõrasemad on suht okeid juba. Aga see petuunia hakkab nüüd näkku panema. See on küll halb. Ma olen eriti naljakas välja, on ju. Jep. Ja, aga ega siin pole midagi. Hakkan päeva lõpetama. Mina lõpetan ka enda vlogi. Näeme juba neljapäeval. Ja, sest et nüüd vlogid hakkavad tulema 2 korda nädalas, esmaspäeval ja neljapäeval. Ma ei tea, kuidas ma selle hakkama saan, aga mõeldes, missugune kass mul hommikul oli. Täiesti lõpp. Ja ma tunnen, et see kass oleks nagu täiega mingi hämara soos. Nagu seda ei olekski olnud või ma ei tea, ma räägin, see on bipolaarsus. Tule tulemast bipolaarsesse maailma. Vot, niimoodi. Aga hästi. Ma lähen kastan oma aiamaad ja näeme juba näeme siis juba neljapäeval. Nii et bye!